Tere, austatud ekstsellentsid, daamid ja härrad, kõik head inimõiguste aastakonverentsist osalejad. Tänane konverents on pühendatud väärtuste teemale. Kas me näeme rohkem seda, mis on meie tõekspidamistes, mida me kalliks peame, ühist, või näeme rohkem seda, mis eristab? Ja kumba on rohkem? Mina olen Wouter Hansen ja Inimõiguste Instituudi juhataja ja mõned korralduslikud teated. Palun ärge unustage konverentsi lõppedes oma mobiiltelefoni uuesti helisema panna, aga selleks, et seda oleks võimalik konverentsi lõpus teha, siis praegu palun nad panna helitule režiimile või välja lülitada. Meie konverentsi töökeeled on eesti, inglise keel ja 4. sessioonis ka vene keel ja on sünkroontõlge. Sealt seina ääres saate need aparaadid, mis võimaldavad kõrvaklappides tõlget kuulda. Ja tõlkekanalid on, esimene kanal on eesti, teine on vene ja 3. on inglise keelele. Aga neid võite ka seina pealt lugeda, seina peal olevatelt siltidelt. Kes soovib kasutada arvutis ka interneti minegus Wi-Fit, siis Wi-Fi parool on events ja see on ka seintel kirjas ja võib küsida saali abilistelt. Ja näidatakse slaididel. Ja täna me näeme paneelide aeg ka härra Leonhard Laapini teoseid, mille üle meil on väga hea meel. Aga nüüd ma annaksin sõna meie konverentsi peakorraldajale, Riigikogu liikmele, härra Mart Nutile. Palun. Austatud siinviibijad, enne kui me asume oma arutelude juurde, ma palun mälestada Vene võib-olla läbi aegade ühte suuremat inimõiguslast ja rahvusvahelise tuntusega, tähtsusega inimest Ljudmila Aleksejevat, kes meie hulgast äsja lahkus. Olge head, tõuseme korraks püsti. Aitäh teile. Ljudmila Aleksejeva kohta nii palju, et ta on inimene, kes ei kartnud ei Nõukogude ajal ega ka praegusel Venemaal võimalikke repressioone, kes julges alati öelda välja tõe ja kes jääb maailma inimõiguslaste ritta igaveseks. Ja kui millegi üle on meil põhjust muretseda, siis kas on keegi, kes Venemaal suudab tema rolli üle võtta, et hetkel nagu seda ei paista. Aga lähme oma sisuga edasi. Ma paluksin siia lavale Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja me räägime põgusalt kuskil mitte rohkem kui pool tundi inimõiguste olukorrast maailmas, Eestis ja see oleks siis meile sissejuhatuseks tänasele konverentsile. Aitäh teile. Aga Eiki, ole hea. Nii, võib-olla alustaksimegi paarist sellisest olulisest teemast päris üldisel tasemel. Et kõigepealt ma julgeks teha sellise ülevaate inimõiguste olukorrast, et kuskil kuni 90. aastate keskpaigani inimõiguste olukord maailmas paranes. Ja mis toimus 90. aastate keskpaiku, me teame 2 väga ränka inimõigusi riivavat akti, lausa genotsiidi, üks neist Bosnias ja teine Rwandas. Ja sellest ajast alates me näeme, et see jada nagu oleks liikunud selles suunas, et inimõiguste olukord on maailmas tervikuna halvenenud. Paneme siia ritta veel Tšetšeenia sõja, Gruusia, Venemaa agressiooni Gruusia vastu, Araabia kevad, mis algselt nagu viitas, et Araabia maades toimub demokraatia edenemine, aga mis on tänaseks jõudnud ränkade kodusõdadeni vähemalt 3 riigis. Nimetame siin Süüriat, nimetame Liibüat, nimetame Jeemenit. Ei ole demokraatiat nendes riikides tegelikult tekkinud, kus see protsess algas. Siis Venemaa agressioon Ukraina vastu, jälle väga küsitav
inimõiguste seisukohalt päris suured inimõiguste rikkumised Krimmis, Ida-Ukrainas ja Süüriat ma juba mainisin, Süüria ränka kodusõda. Et kuidas sulle tundub, et kas sa nõustud minuga ja teine küsimus, et millest võivad olla sellised probleemid tingitud ja võib-olla siis ka kohe järgmise küsimuse juurde, et kas meie võimuses on neid probleeme lahendada? Tere hommikut, ma arvan, ajaliselt sa oled väga täpne, aga need näited, mida sa tõid, kõik on sellest teadmisest inimõigustest, mis meid on pikki aastakümneid kandnud. Ja mina näen kõige suuremat murrangut, ilma et ma ühtegi riiki või näidet tooks, siiski sellest, mis meie elus on toimunud. Ehk informatsioon hakkas liikuma ühest kohast teise välgukiirusel ja selle peale muutus maailm. Ehk teisisõnu, meil tuleb nagu täna tegeleda uute teemadega inimõigustest. Nendeks on eelkõige, et ma tahan, et mu väärikus ja ma ise oleks samamoodi kaitstud kui muus elus ka internetis, igati algusest lõpuni. Ja teisest küljest ka see informatsiooni kiire liikumine tõi kaasa selle, et väga paljudel juhtudel ta hoopis on loonud konflikte minu meelest, ka sinu poolt mainitud riikides. Ehk kui mõnes riigis nii-öelda ainuke inimõigus jutumärkides oli kuulata suurt juhti, ükskõik kas see juht on siis riigijuht või mõni teine juht, andke mulle andeks, ei pruugi olla, pea olema riigijuht, siis nüüd avastati nagu mingit muud maailma. Ja osade inimeste jaoks muutus õiguseks nõuda endale neid samu inimõigusi, mida nad mujal nägid ja tuttavaks said, aga osa inimeste jaoks oli see põrgu. Ehk siiamaani teadaoleva, sügaval südames oleva veendumuse vastuminek ja ma usun, et väga paljud konfliktid kahjuks, mida me täna maailmas näeme, ongi sündinud sealt sellest inimõiguste pinnal tekkinud erinevast lähenemisest ja kõik seda tänu sellele, et nüüd me teame kohe kõike igal pool. No internet on inimõigus, seda on deklareeritud 90. aastate algusest peale ja me oleme näinud, et see internet ja üldse sellel kommunikatsioonil, Twitter, Facebook, see on toonud kaasa, nagu sa mainisid, ju tegelikult inimõiguste rikkumisi. Et ühest küljest on inimõigus ja teisest küljest selle õiguse kasutamine on põhjustanud inimõiguste rikkumisi, mida varem ei saanud lihtsalt olla. Ütleme, see tehnoloogia on toonud kaasa olukorra, kus inimõigused on vähem kaitstud, kui nad olid kaitstud võib-olla siin 20–30 aastat tagasi. Et siit küsimus, et aga ikkagi, et kuidas me sellest üle saame, et minu hinnangul ei paista see pilt väga helge olevat, sellepärast, et ma arvan, et häid vastuseid, mida me võib-olla tänasel konverentsil kuuleme, aga neid häid vastuseid, kuidas kaitsta inimõigusi praeguse infotehnoloogia olukorras ei ole. Et ma ei ole neid väga kuulnud, et siit võib-olla ka järgmise küsimuseni, mis puudutab siis, võtame kas või Pariisi sündmused nüüd viimastel nädalatel, mis iseenesest ma ei arva seda, et see, mida Macron teeb, oleks otseselt inimõiguste rikkumine, aga see, milleni see välja võib viia, võib tuua kaasa küll inimõiguste rikkumisi. Meeleavaldused, inimeste massiline kinnipidamine, sealhulgas enam ei suudeta vahet teha, kes on siin nii-öelda süüdlane, kes ei ole süüdlane, et kõigepealt see teemade ring ja teiseks küsimus, mida ütleme ka, et 20 aastat tagasi inimõiguslased, vähemalt suur osa inimõiguslasi üritas väita, et inimõigused ei tohi olla hierarhilised. Et nad on või ei ole. Ja täna me vaatame seda, et demokraatlikud riigid on paljuski sellise fakti ees, et ühtesid inimõigusi kaitsta, tuleb hakata teisi piirama, et nad järelikult ikkagi on hierarhilised. Et kaitsta õigust elule, tuleb piirata näiteks mingis ulatuses väljendusvabadust, kommunikatsiooni, tuleb piirata ühinemisvabadust, tuleb piirata koosolekuvabadust, et kuivõrd need on õigustatud, need on väga aktuaalsed debatid kogu maailmas, milles
ühest küljest tervemõistuslikult me saame aru, et seda ilmselt tuleb teha, ja teisest küljest siin on alati oht, et sellega minnakse üle piiri ja see hakkab nagu tegelikult demokraatliku ühiskonna ennast sööma. Et kuidas sulle see nii-öelda pilt nagu tundub? Täpselt just need samad probleemid, et ütleme siis neid traditsioonilisi siiamaani tuntud inimõigusi austavates riikides on tekkinud küsimus laias laastus sellest, et uued võimalused annavad ohtralt võimalusi inimõigusi ka rikkuda. Ja nüüd tekib küsimus, kuhu maani me laseme siis ilmselt kõigi eelduste kohaselt riigivõimul, aga mitte ainult alati, et see võib olla ka mingi erasektori huvi. Et kui kaugele me laseme neil minna, et kus see piir on. Ja siin alati ei ole ka minu meelest, ütleme näiteks Euroopa riigid omavahel kokku leppinud veel, kus see piir on. See on täiesti läbi ratsutamata teema. Et meil on täna siin külas ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee president ühel teisel üritusel ja paar aastat tagasi, kui Eesti oli seal eesistuja, siis ma püüdsin korduvalt tõstatada neid küsimusi, kuna Euroopa Nõukogu on ju meil selline organisatsioon, kes põhiliselt inimõigustega tegeleb, et need võiksid kuskil need elementaarsed asjad kirjas olla. Nüüd teistmoodi tavadega riikides, ütleme siis nii, toimub midagi muud, et mul selle aasta jaanuaris oli au koos 7 kolleegiga Põhja- ja Baltimaadest külastada ühte suurriiki, kus aeg-ajalt me esitame tõsiseid pretensioone inimõiguste asjus ja see riik on väga edukas internetimaailma arendaja, ikka väga edukas. Ja seal ma siis kõigil kohtumistel tõstatasin inimõiguste küsimuse ja seda lihtsal moel, et ühtpidi peavad olema tagatud mu vabadused, aga teistpidi ma pean olema kaitstud. Ja uskuge mind, kõik selle riigi suured juhid noogutasid ja ütlesid, et vot sellega nad tegelevadki, et nad kaitsevad oma inimesi internetis võimsalt ja pühendavad sellele olulise osa oma tegevusest. Teine pool neid suurt nagu ei huvitanud. Aga mis Prantsusmaasse puutub, siis see on nüüd huvitaval kombel seotud väga hästi selle esimese teemaga, et ma arvan, kogu sellise mustvalge populismi populaarsuse põhiline põhjus ongi selles, et selles üleilmastunud maailmas usuti sinisilmselt, et kõik saavad õnnelikuks korraga. Kõigil hakkab parem. Ja nüüd tuleb välja, et kõigil ei hakanudki parem. Et väga suur osa inimestest on kaotanud ära nagu jalgealuse või kindlustunde. Nad ei tea, mis homme juhtub, mis edasi saab. Kas või sel põhjusel ta kaotas töö näiteks seetõttu. Ja siis näib kõik see, mis tuleb ja mida me üleilmastumiseks nimetame, näib vastalisena. Et meil Eestiski on ju see debatt olemas, et kui meie välispoliitiline ühine joon on, et mitte kunagi enam üksi ja me oleme alati kaasas, siis on ju ka mingi osa inimesi, kes usub, et ei, et Eesti saab üksi hakkama. Kui nad maakaarti ei ole vaadanud või ei kujuta ette mingeid muid ettekujutusi oma, siis võib neil selline lihtsameelsus pähe tulla, eks ju. Kui nad reaalselt elu vaatavad, nad saavad aru, et sellest ei tule mitte midagi välja, et see on sama hea kui teisele poole minek. Nii et nende inimeste jaoks, kes on kaotanud kindlustunde, ei ole leidnud riigid korralikke lahendusi ja siit ka see Prantsusmaa vaidlused. Ja küll roheline maailm ja keskkonnasõbralik maailm küll homme, aga ma tahan täna ka süüa. See on niimoodi mustvalgelt hästi lihtsalt ja labaselt kokku võetav see protest seal. Ja kui me nende teemadega ei tegele ja laseme ilmselt kõiki väga palju loodame turu peale, turumajanduse peale ja turu peale ka seal, kus neid lootused ei täitu, siis peaks nagu ära tundma selle õige hetke ja midagi tegema ja vahele sekkuma.
No neid inimesi, kes arvavad, et me saame üksi hakkama, et meil ei ole rahvusvahelist sidet vaja, neid on ju tegelikult kogu aeg olnud ja ma meenutan siin debatte enne Euroopa Liiduga ühinemist, kus toodi näiteks, et näete, Šveits ei ole Euroopa Liidus, ei ole NATO-s ja tol hetkel ei olnud vist isegi veel ÜRO-s, et saavad väga hästi hakkama ja tegelikult kui me nüüd reaalselt tajume, vaatame natuke sellist geopoliitilist pilti, siis me näeme, kui naiivne tegelikult see lähenemisviis on. Aga ma tuleksin veel ühe teema juurde, täna on ju sümboolne päev, täna 70 aastat tagasi ÜRO hääletas inimõiguste ülddeklaratsiooni poolt, mis oli siis laias laastus võib öelda inimõiguste viimine rahvusvahelise õiguse tasemele. Varem oli ta siseriiklikul tasemel, ühes riigis nii, teises riigis naa ja mitte kõik riigid ei hääletanud selle ülddeklaratsiooni poolt, võib-olla erinevatel põhjustel, aga üks üldine põhjus oli selles, et need riigid, kus inimõigusi väga selgelt ja teadlikult rikuti, selle poolt ei hääletanud, näiteks endine Nõukogude Liit ja tema satelliitriigid. Aga sellest ma tuleksin viimase küsimuse juurde, selleks meil väga palju aega ei ole, aga inimõiguste ülddeklaratsiooni ajal ja väga pikalt ka hiljem oli pilt umbes selline, kujutati ette, et põhiline oht, põhiline inimõiguste rikkuja on riik ja kõik võimalikud ühiskondlikud organisatsioonid peaksid olema rivistunud siis inimõiguste kaitsele. Täna me näeme maailmas, et riigist on saanud, vähemalt demokraatlikust riigist on saanud üks väga oluline inimõiguste kaitsja ja inimõiguste rikkumised pannakse toime, võib öelda isegi rohkem kõikvõimalike paramilitaarsete üksuste kohalike valitsuste ISIS näiteks, mis ei ole ju tegelikult riik, mis on nüüd terroristlik organisatsioon poolt ja ma ei ütle seda, et Süüria riik kuidagi neid inimõigusi selle ISISe vastu kaitseks, aga tegelikult riigil on ainsana võib-olla need hoovad üldse olemas, et inimõigusi kaitsta. Nii et see pilt on tunduvalt kirjumaks läinud, et riik ei ole, pilt ei ole mustvalge, riik inimõiguste rikku ja ühiskondlikud organisatsioonid inimõiguste kaitsjad, vaid tegelikult on nii-öelda jaotus mõlemal poolel. Et kas sa näed, et kas selline nii-öelda üldine maailmapilt tuleb sellest inertsist välja ja suudab nagu selle uue olukorraga kohaneda või jätkub ikka see, et nii-öelda inimõigusorganisatsioonid häälestuvad riigi vastu ja jätavad tähelepanuta need inimõiguste rikkumised, mis toimuvad riigiväliste üksuste poolt? Kusjuures väga huvitav on, jutt ei ole ainult paramilitaarsetest mingid sõjaväestatud ühendustest, kellest iganes. Et inimõiguste teema ja selline teema nagu fake news. Kas see kuulub minu inimõiguste hulka lugeda objektiivset informatsiooni sellest, mis maailmas toimub, mida ma saan nagu tunnustatud meedia vahendusel. Ja samal ajal, kui see tunnustatud meedia korjab oma uudiseid kuskilt kellegi trollitud välja mõeldud propagandatekste või lausvalesi, mis on puhtal kujul nagu poliitiliselt üles puhutud. Et ma tahaks teada, kus mu inimõigus on siin sellisel juhul, kui neid kõiki neid ja kes seda kaitsta saab. Ja kes seda kaitsta saab üldse. Ja saabki, riik ei saagi midagi teha, kui keegi trükib ära uudise, mis on selgelt välja mõeldud ja kuskilt tulnud ja sotsiaalmeedias hoopiski, eks ju, et seal saab igaüks seda teha. Nii et ma lõpetan sellega, mis ma alustasin, et see meie uus elu internetis on teinud inimõigused ühtpidi haavatavamaks ja teistpidi ka selge vajaduse seda kaitsta ja vot siin ei tee nüüd küll ükski riik üksinda mitte midagi, mitte kunagi ära. See on totaalselt ja absoluutselt võimatu. Selleks on vaja, et kogu maailma inimõigusi austav seltskond asub nende õiguste kaitsele. Aga aeg tiksub halastamatult. Ma arvan, me võiksime debateerida pikalt, aga ma olen sunnitud hetkel selle debati kokku võtma tänuga Eikile, et ta tuli minuga siin inimõigustest rääkima ja annan mikrofoni tagasi Ootelele. Aitäh! Jõudu teile!